südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna on meil üks väga oluline teema. Nimelt me räägime humanitaarprojektidest. Ja nendest me räägime päris mitmes videos, mis tulevad Valguse kanalile siis pärast seda videot ka. Aga esimene ongi nagu sissejuhatav video, sellepärast, et me tegelikult rääkisime humanitaarprojektidest ka juba, vist oli see 2 aastat tagasi suvel, aga asjad on nii palju veninud, et vahepeal ja nii palju muutunud, et vahepeal on toimunud igasuguseid huvitavaid ja selliseid olulisi sündmusi, aga praegu on taas see teema aktuaalne. Ja me räägimegi siis humanitaarprojektidest, sest me oleme ju rääkinud väga palju ka Medbedsidest, aga Medbedsid ei ole ainus humanitaarprojekt, mis meid ees ootab, milles on võimalik osaleda ja nii edasi. Sest praegu on siis selline aeg, kus põhimõtteliselt me peaksime kiiremas korras hakkama oma projekti ideid kirja panema. See tähendab, et kõik, mida sa näed, et vajab tegemist ja kõik see, mida sa ise tahaksid teha projektina või kuskil lihtsalt muus projektis kaasa lüüa. Hea uudis on see, et kui sul on projekti idee, siis see ei tähenda seda, et sa peaksid ise kõike otsast lõpuni tegema, vaid võid ka ainult oma projekti idee sisse anda, oma projekti kokku kirjutada ja siis küll leitakse see, kes seda oskab ja tahab ellu viia. Aga mida on sel juhul vaja sul teha, on see, et mõtle lihtsalt välja ja pane kirja, mida sa tahad teha tööks, kuhu sa ja kuidas sa tahad panustada inimkonna hüvanguks kuskil projektis. Sest vaja on ju teha inimkonnal siin selle uue maa ülesehitamiseks tohutult palju. See on tõesti meeletu suur töö. Ja samas sellised suuremad projektid, nagu näiteks sildade või maanteede ehitused, suure tõenäosusega antakse ju oma ala spetsialistidele läbi viia, mis ei tähenda seda, et sa ei võiks või sa ei peaks selle kohase sisendi andma oma idee näol, et mida sa tahad ja kuhu oleks midagi vaja sinu nägemuse järgi. Et esialgu ei olegi vaja kirjutada detailselt lahti, kuidas seda kõike peaks tegema, hakatama, vaid pigem sa pead kirjutama vastuse küsimusele, mis vajab tegemist, millisele kitsaskohale sa pakud lahendust ja võib-olla ka see, kui sa natuke sealt edasi mõtled, et kui palju see võiks enam-vähem suurusjärgus töökohti luua ja kõige tähtsam on see, et mis peaks olema siis lõpuks lõpptulemus. Ehk sinu visioon, mida sa vaimusilmas näed, mida sa tahaksid, et oleks või oleks vaja, et oleks meil siin, võtame siin selles nii-öelda Eesti mastaabis. Aga mis iganes sa mõtled või unistad milleski või tead, et midagi on vaja teha, siis soovitus on mõtle kastist või raamist välja. Näiteks, kui ma enne siin rääkisin maanteede ehitusest, näiteks maanteede ja sildade rajamine on ilmselt lähiajal küll vajalik, aga kui mõelda nüüd edasi, kui meile tulevad lendavad autod, mille tehnoloogia on tegelikult juba olemas, siis mingil ajal muutub ju selline infrastruktuur täielikult. Kaasa arvatud näiteks lennukid, lennuga reisimine, võib-olla asendatakse mingite portaalidega, mille kaudu on võimalik liikuda ühest maailma otsast teise ja nii edasi. Ehk siis kõikide nende asjade üleskirjutamisel mõelge kõigepealt lähima 10 aasta peale, mida siis oleks vaja, aga ka lähima 50-100 aasta peale. Loomulikult need asjad võivad ajas muutuda ja muutuvad ka vajadused, eriti siis, kui need kõik 6000 varjatud tehnoloogiate patenti lastakse vabaks. Aga seda kõike saate siis ka oma projektis kirjutada või siis vajadusel jooksvalt ümber siis kirjutada. Ja see ei tähenda seda, et igaüks
peaks projekti kirjutama, kui sul idee on. Seda ja ehk siis projekti kirjutama ja kohe seda sama hakkama ka ise läbi viima. Võib-olla sa näed ennast hoopis mingis projektis kaasa löömas või mitmes, hoopis teisel ülesandel. Seega sul on esialgu nagu 2 ülesannet. Esiteks, et kui sa näed neid asju, mis vajaks meil siin paremaks muutmist ja seda siis mitmes eri kohas, kas siis oma kogukonnas, oma külas või linnas, väikelinnas või suurlinnas ja teiseks Eestis ja miks mitte ka üle maailma, kuigi neid üle maailma projekte, me pole ainsad, kes neid projekte kirjutavad ja kes nende asjade peale mõtlevad. Aga teiseks on see, et millist rolli sina näed endal kogu selles pildis. Ehk siis esiteks, kas sa esitad ainult projekti idee ja hakkad hoopis tegelema muude asjadega? Või teiseks, kas sa esitad idee ja hakkad selle projektiga tööle? Või kolmandaks, sa lihtsalt tahad osaleda kuskil mujal projektis ja kui siis kuskil mujal projektis, siis kellena? Ja ma teen siin mitu videot sellele videole järgi, mis tuleb erinevate valdkondade kohta. Ja kõige viimane video selles sarjas, seal siis juba räägime täpsemalt, kuidas vormistada projekti, mis sinna peaks sisse panema veel ja mis siis edasi saab. Ja ainus asi, mida sa pead teadma kogu selle projekti kirjutades või oma ideed kirja pannes, on see, et raha ei ole selles takistuseks. Õigemini raha puudumine ei ole takistuseks. See tähendab seda, et kirjutage projekt või projekti idee, pange kirja eeldusel, et kõik finantsid saavad olema tagatud. Nii töötajate palgad kui ka nii, et inimestele väga palju asju saab olema tasuta kättesaadavad. Mõned asjad tarbijatele, kui tarbijatele, mõned teenused inimestele, kõikidele inimestele saavad olema tasuta. Ehk siis me liigume sinna, kus kaob ära vajadus teha midagi kasumi eesmärgil ja siis sellest kasumist nagu elada. Et me liigume hoopis teistsugusesse ühiskonda, kus kõik on nii-öelda, kõik on olemas ja sina oled sealjuures vaba, täielik vaba inimene, vaba hing. Ja järgnevates videotes siis ma räägin lahti valdkonniti siis need ideid, mis nagu põrgatan teile, et teil endil saaks hakata see idee voolama ja saate hakata kirja panema. Ja soovitus on see, et jagage neid videosid, jagage neid Valguse kanali videosid, mis räägivad humanitaarprojektidest, sest ka need, kes ei ole täna teadlikud tegelikult, mis meid lähiajal ees ootab kõige paremas mõttes, kes on võib-olla harjunud ja vaatavad seda hullumeelset maailma ega tea, et meil tegelikult taustal on käimas kõik ettevalmistused selleks, et astuda täielikult sellest hullumeelsusest välja. Ka nemad tahavad elada ju tegelikult vabana, ilma võlgade ja ilma rahaprobleemideta, elada külluslikku ja õnnelikku elu. Kõik inimesed tahavad seda, sõltuvata sellest, milline on inimese teadvuse tasand maailmas toimuva kohta või hingeline tasand või kus ta on oma selles vaimses teekonnas. Ja ka neil kõigil, ehk siis meil kõigil on neid ideid, mida oleks vaja teha ja muuta. Ja seepärast alaku see igaühest meist. Ja kindlasti on, kui ma hiljem räägin nendest konkreetsematest ideedest teistes videotes, siis meil on ju Facebookis väga palju gruppe, mis sai loodud. Näiteks need koos oleme me tugevamad grupid erinevate piirkonniti ja kõiki neid asju saab arutada siis väiksemates gruppides või suuremates gruppides, et see on kõik teie inimeste initsiatiivil ja initsiatiiv, et seda ei hakata, mitte keegi ei hakka neid ette andma või korraldama neid asju. See on nüüd teie vastutusel, teie teha, kas ja kuidas need asjad edasi liiguvad. Aga nagu ma ütlesin,
viimased videod, mis sellel teemal ma siin Valguse kanalil teen ja avaldan, on siis see, et oleks, et mida oleks vaja siis arvestada, kuidas need ideid oleks hea kirja panna. Et praegune on lihtsalt eesmärk, et arendada neid mõtteid ja igaüks leiaks mingi idee. Ja kui sa hakkad sellele siis ideele iga päev mõtled selle peale ja hakkad seda nagu laiemaks tegema ja siis see idee hakkab elama ja kui sa paned kirja ja saad arutada veel teiste inimestega, et mis seal need vajalikud asjad on ja kuidas veel saaks paremini ja mida veel oleks vaja, siis jah, siis need asjad hakkavad muutuma reaalsuseks ja hakkavad nii-öelda ellu rakenduma. Et viimastes videotes ma siis räägin ka, nagu ma ütlesin, täpsemalt, kuidas neid projekte vormistada ja mis siis edasi saab. Nii et vot, sellises kohas me oleme täna ja kohtume juba järgmistes videotes. Kohtumiseni!